See on nüüd selline natukene pikem, võib-olla huvitavam punkt. Et esiteks ma ütleksin niimoodi, et kuidas inimesed üldse toituvad, mis on meie toidumenüü. Et kes söövad poolfabrikaati, kes söövad siis nii-öelda sellist rämpstoitu rohkem, siis seal nagunii magneesiumit eriti palju ei ole. Ja üldse töödeldud toit, kui me vaatame seda selliselt, siis näiteks seemned ja õlid, mis on ekstraheeritud, et siis sealt ju võetakse magneesium ekstraheerimise käigus välja. Ja samuti teraviljad, et kui me teeme valget jahu, siis me võtame ju idud ja gliid ju sealt eemaldame. See on suurem osa, mis sisaldab magneesiumit. Ehk et kui me näiteks võrdleksime täis teravilja leiba, siis selles on magneesiumit selline 20–30 milligrammi ja selle kõrvale võtame valge saia, siis seal on selline 5–10 milligrammi magneesiumit, palju vähem. Et hästi palju oleneb just, mida me sööme, toidumenüüst. Ja kui me hakkame rääkima, et mis toiduained magneesiumit sisaldavad, siis näiteks lehtköögiviljad, seemned, mandlid, täisteraviljad, aga kui palju me sööme siis reaalselt seda ühte gruppi, et kas me sööme päevas 2,5 tassi täit spinatit või kas me sööme terve 100-grammise paki mandleid päevas ära. Et tuleb enda menüüs jälgida seda, et me sööksime erinevatest magneesiumi toidugruppidest.